täna vaatame ühte ideed, mis on, ütleks, et päris provokatiivne. See on argument, mis väidab, et demokraatia ise on ennast hävitav ja et me kõik oleme teel vältimatu kollapsi poole. See seab kahtluse alla põhimõtteliselt kõik, mida me arvame end teadvat iseendast ja meie ühiskonnast. Alustuseks võtame selle Abraham Lincolni tsitaadi. See on tegelikult päris kainestav mõte. Idee, et kui vaba rahvas hävib, siis on ta selle ise põhjustanud. See annabki meie tänasele arutelule sellise, tõsise ja kaaluka tooni. Ja siin see ongi. Kogu asja šokeeriv tuum. Mitte, et demokraatias on vigu. Ei, väide on, et see on oma olemuselt ennast hävitav. See on ikka väga julge väide. Nii et harutame selle lahti. Vaatame, kuidas on üldse võimalik sellisele järeldusele jõuda. Okei, alustamegi siis lõpust, sellest üsna süngest ennustusest. See on tegelikult see, kuhu autori argumentatsioon välja jõuab. Ja et sellest aru saada, peame hakkama asja justkui tagurpidi lahti kerima. Vaatame seda loogikat, mis sellise järelduseni viis. Kuidas siis ikkagi on võimalik jõuda nii kohutavale järeldusele? See ongi see küsimus, mis meid nüüd edasi viib. Ja me hakkamegi seda mõttekäiku sammu-sammult lahti harutama. Okei, nüüd läheme asja tuuma juurde. Kuidas saab keegi väita, et demokraatia on enesetapp? Selle autori jaoks algab kõik psühholoogiast. Täpsemalt sellest ideest, et meie ajus on tegelikult 2 täiesti erinevat süsteemi. Ja see ongi kogu argumentatsiooni vundament. Mõte, et meie aju pole mingi ühtne asi. Vastupidi, meil on 2 süsteemi. Süsteem 1, mis on meie kiire, instinktiivne autopiloot, ja siis süsteem 2, meie aeglane, loogiline mõtleja. Ja autori sõnul on need 2, pidevas sõjajalal. Mõelge süsteem 1 kui meie autopiloodist. See on see osa meist, mis tegutseb, automaatselt ilma igasuguse teadliku pingutuseta. See on meie instinkt, meie kõhutunne, see on meie ellujäämismehhanism. See on see vundament, millele absoluutselt kõik muu on ehitatud. Ja siis on süsteem 2. See on see hääl meie peas, mis arutleb, analüüsib, paneb kokku lauseid. See on meie ratsionaalne mina. Ja just siit, nende 2 süsteemi vahelises pingest, tekibki autori arvates kogu see keskne konflikt. Nüüd, see 2 süsteemi idee, see võib teile tuttav tunduda tänapäeva psühholoogiast, eks. Aga autori väitel pole siin midagi uut. Tegelikult, ta väidab, et kogu selle asja filosoofilise vundamendi ladus paika juba ammu üks 20. sajandi suurimaid mõtlejaid Ludwig Wittgenstein. Ja see on autori jaoks absoluutselt võtmetähtsusega. Tema väide on, et just Wittgenstein oli see, kes selle psühholoogilise raamistiku tegelikult avastas. Ja seda aastakümneid enne, kui sellest sai kaasaegses psühholoogias üldse teema. Ja see Wittgensteini tsitaat siin, see on lihtsalt suurepärane näide. See päritud taust, millest ta räägid, see ongi süsteem 1. See on see kaasasündinud muutumatu alusmüür, mis kujundab kõiki meie otsuseid ja hinnanguid, ilma et me sellest isegi teadlikud oleksime. Nii et jah, autori arvates oli Wittgenstein oma ajast valgusaastatega ees. Ta oli põhimõtteliselt esimene evolutsioonipsühholoog. Ta sai aru, et meie käitumist juhib see kaasasündinud taust ja et isegi meie sotsiaalne suhtlus on nagu mingi reeglitel põhinev mäng. See kõik lihtsalt näitab, kui sügavalt meie alateadvus meid tegelikult juhib. Okei. Nüüd, kus meil on see psühholoogiline ja filosoofiline raamistik paigas, see idee süsteemist 1 ja 2, saame edasi liikuda autori kõige teravama kriitika juurde. Ja see on idee ühest suurest pettusest, mille ohvriks me väidetavalt kõik langeme. Ja siin ongi see, autori diagnoos meie ühiskonna põhiprobleemile. Me kõik arvame, et oleme ratsionaalsed olendid, kes teevad hoolikalt läbimõeldud otsuseid, aga autori sõnul on see ohtlik illusioon. Mulle isiklikult väga meeldib see Wittgensteini metafoor mustkunsti trikist. See kirjeldab nii tabavalt, kuidas meie teadlik mõistus meid pettab. Me oleme nii kindlad, et tema juhib tervet etendust, et me ei pane tähelegi, kuidas see tegelik otsustaja, meie alateadvus, on juba ammu kõik ära otsustanud. Nii et siin on see otsustav punkt. Me oleme oma bioloogia reisijad, mitte kaptenid. Meie teadlik süsteem 2 on pigem nagu pressiesindaja, kes tuleb tagantjärele ja lihtsalt ratsionaliseerib neid otsuseid, mille süsteem 1 on juba ammu langetanud. Ja nüüd jõuame ringiga tagasi algusesse. Nüüd on meil kõik tükid laual, süsteem 1 ja 2, Wittgensteini raamistik ja see fenomenoloogiline illusioon. Paneme need nüüd kokku ja vaatame, miks autor väidab, et see kõik viib
demokraatia enesetapuni. Okei, see slaid siin võtab tegelikult kogu selle argumendi kokku. Lähme selle ahela samm-sammult läbi. Esiteks, kõik algab meie kaasasündinud isekas psühholoogiast, seda juhib süsteem 1. Teiseks, selle peal on see suur illusioon. Me usule ekslikult, et meie ratsionaalne süsteem 2 on roolis. Kolmandaks, me ehitame sellele illusioonile terveid süsteeme, nagu näiteks demokraatia, mis eeldabki, et me oleme ratsionaalsed. Neljandaks, see viib paratamatult ülekoormuseni. Meie tegelik isekas olemus lihtsalt sõidab nendest ideaalidele ehitatud süsteemidest üle. Ja viiendaks, tulemus, vältimatu kokkuvarisemine. Ja see ongi põhimõtteliselt kogu selle argumendi tuum. Autori järgi on demokraatia fundamentaalselt vigane, sest see on ehitatud täiesti valedele eeldustele inimloomuse kohta. See on süsteem, mis on disainitud, ideaalsele inimesele, keda tegelikult olemas ei ole. Ja lõpetamegi selle mõttega, mis on päris provokatiivne. Mis siis, kui meie usk teadlikku kontrolli ongi tegelikult ohtlik illusioon? Kas need süsteemid, millele me oleme oma tsivilisatsioone ehitanud, põhinevad tegelikult lootusel, mitte reaalsusel? Ja kui see on nii, mida see siis meie tuleviku kohta ütleb?